Yo, what's up fam? Another day, another vlog. Rinnapäev, laupäev. Ma ei ole mingi 4 või 3, rohkem kui 4 nädalat pole pre-workout'i võtnud. Tegin väikse pausi seepärast, et ma olin mingi 5 kuud vähemalt, nagu peaaegu iga trenn olin võtnud. Ja siis mul sai otsa ka, siis ma mõtlesin, et tavaliselt teeme pausi natukene. Nüüd ostsin uue. Juba ootan. Väike pre-workout, meil paar moosi saia, paar apelsiini, kana nahjus 200 grammi kana külmkapis. Ja ei saab suureks ükskord või ei saa. Söön. Ma siin sain 99,8 oli üks päev vist ka. Kukkus tagasi 98 peale. Raske on. Mõtlesin, teen kerge räpi ja siis jäin 3 tunniks nokki lihtsalt. Aga liigub trenni ka siis. Praegu on selline kohalik triple power võetud. Karbse on tähele pannud, kui ma joon pre-workout'i 20-30 minutit enne trenni algust ära, siis ta kestab kauem kuidagi, mis nagu kinda ei ole loogiline, aga endal nagu parem tunne on. Üks asi küll siin Araabias, mis suht närvi ajab, on see, et inimesed ei oska sõita ja nii palju, kui teised on ka seda väitnud, siis just kohalikud inimesed. Kui ma praegu siia saali sõitsin, 2, võib-olla 3 kilomeetrit, siis mul suudeti 2 korda niimoodi suht ülbelt ette keerata, ilma mingisugused suunatuletega millegita. Veel hullem on siis, kui sa siit Dubaisse sõidad. See on 140 kilomeetrit kiirtee, 5 rida. Suht tihti ikka on sellised momente, kus sa pead ikka väga valvas olema seal, kogu aeg vaatama ühele poole, teisele poole taha, et keegi sulle kuskile ette ei keeraks. Et siin ma olen kuulnud, et nad ise otsivad, mitte nüüd, need on nüüd siis need, ma ei tea, Indiast ja kust mujalt, nad otsivadki kohti või olukordi, kus saaks avariisid teha. Esimene voice-over. Täna oli push-päev rinnafookusega ja kohe esimene harjutus bench press. Siin ma teen sellised tempokorduseid, kus siis negatiivne ja positiivne faas on suht kiired, aga all ma hoian sellist pausi. Ja bench pressi on pikalt siin teinud, aga närve ajab see, et ma ei saa siit 125 mitte kuidagi üle. Teine harjutus oli selline Prime'i chest press. Siin ma algus arvasin, et see on rohkem selline incline, aga nüüd, kui ma siit külje pealt tegelikult vaatan, siis ta on suht flat. Mis nende Prime'i masinatel ülihea on, siis sa saad seda raskustelge muuta. Siis siin on ta hästi raske siin ülevaasis ja all läheb kergemaks. Siin ma tegin samamoodi top seti ja ühe back-off seti. Peale seda ma tegin 3 seeriat tipse lisaraskusega ja kolmandaks rinnaharjutuseks oli decline Smith machine press. Vot see harjutus nüüd, mul ei ole enne kunagi decline nagu väga meeldinud, aga siin see tunnetus, ainult ma tunnengi oma rinda, mis on nagu ülihea. Siin ma küll läksin natuke liiga raskeks, ma siin lõpus peaaegu surin ära, aga samamoodi üks top set ja üks back-off set, ehk siis 2 tööseeriat harjutuse peale kokku. Esimene õleharjutus oli 3 erinevast nurgast koosnev lateral fly. Alguses, kus ma olen tahapoole kaldus, teen 10 kordust, käsi päris kõrgele ei tõstagi, siis muidu hakkab sinna trapetsisse ja tagaõlga liiga palju minema. Siis kummardan natukene ette, jälle 10 kordust ja siis kummardan natukene veel ette ja jälle 10 kordust. 30 kordust kokku, 3 seeriat. See 10 kilo läksin väga raskeks, oleks pean natukene väiksema võtma. Peale selle tegin õlale veel ühe liigutuse, mis oli cable lateral fly, seda ma küll ei filminud, aga samamoodi 3 seeriat kokku ja 2 triitsa harjutust tuli siia veel otsa. Tricep push down ja rope tricep extension. Siis 3 erinevat harjutust triitsale ka. Trenni lõpetuseks ja viimaseks harjutuseks ma tegin ühe cluster seti rinnale lendamist. Cluster set on nüüd selline seeria, kus sa proovid teha võimalikult palju efektiivseid korduseid ühes seerias. Efektiivne kordus on siis see, kus sa oled close to failure. Siin ma alguses valisin mingi raskuse, tegin 10 kordust ära umbes, rohkem ei jaksanud, võtsin väikse pausi. Tavaliselt see paus on kas kuni 20 sekundit, ma umbes proovin 5 korda sügavalt sisse ja välja hingata ja siis ma alustan uuesti. Sama raskus, jälle proovin teha nii palju kui jaksan, uuesti võtan pausi ja tuleb 3. ring ka veel otsa. Kokku sellel päeval 4 harjutust rinnale, 7 seeriat kokku, õlale oli 2 harjutust, 6 seeriat
triitsale 3 harjutust, 9 seeriat. Tavaliselt ma piirdun tegelikult 2 surumisega ja siis teen natuke rohkem lendamist, aga kuna täna saal oli suht rahvast töös ja pidin niigi ootama igat masinat, ma saaksin nagu enam-vähem selles järjestuses teha, siis tuli 3 surumist ja 1 lendamine. On my way to Viva. Viva on nagu meie Lidl. Muna ostma, kui täna on pühapäev, ma ei tea, kas pärast seda munad otsas äkki. No okei, nii et seda ma arvasin, täiesti tüü. Kana ei ole, lõhet on, juurikad otsas, muna äkki saab. Siit on paberit, juustu, kana, sinki, kohvi, post-workout, carb spike, jahva küpsised, a.k.a. How to get big like Sander. See oli sassi mingi purgi secret peale igat trenni. Karp, jahva küpsised ja siis protein shake. Potatoes, banaan, oats, munad teeme ka ära. 60 muna, 5 päeva saab hakkama. Kreeka jogurtit, ühe protein shake'i tõmbasin ka sisse, suht low carb, suht low protein ka, suht üle lend. Viimane piil täna, 1200 kalorit, enam nalja ei tee, pasi tõsiseks. All in or fucking nothing.